tere! täna ma räägin teile, mis asi on õngitsemine. õngitsemine on siis see, kus üks inimene proovib teist lollitada ja ära kasutada niimoodi, et see inimene, kes ohver on, et tema saadaks oma näiteks paroolid ja kasutajatunnused saadaks sellele inimesele, kes proovib teda ära kasutada. Võib-olla jäi see segaseks, aga ma seletan siis täpsemalt, tuues paar näidet. Ütleme näiteks, et teile tuleb meilile kiri teie näiteks sugulase poolt, nii-öelda sugulase poolt, kes ütleb, et ta on mingis autoõnnetuses või tal on mingi haiglas probleemid, tal on raha vaja kiirelt. Ja seda kasutades ta proovib teid ära kasutada niimoodi, et teil oleks temast kahju ja et ta saadaks talle raha. Selliseid kirju võib tulla ka mitte ainult näiteks nii-öelda sõpradelt või sugulastelt, nagu ma enne tõin näitena, vaid siukseid kirju võib tulla ka näiteks pangalt. Aga need ei ole usaldusväärsed, kuna tavaliselt sulle öeldakse seal kirjades, et näiteks sinu pangakasutajasse häkiti sisse ja siis sa lihtsalt lähed sinna mingile lingile, mis nad saadavad sulle, logid oma kasutajaga sisse ja arvad, et nüüd on kõik korras. Kui tegelikult see nii ei käi. See käib niimoodi, et sa logid lihtsalt sinna sisse, seal lehekülje, mis nad saatsid sulle, ja nad lihtsalt võtavad sinu kõik paroolid ja niimoodi enda kasutamiseks. Nüüd me oleme rääkinud, mis asi see tegelikult on, mis asi on õngitsemine ja mida sellega tahetakse saavutada. Aga nüüd me võiks ka vaadata, kuidas seda vältida. Jah, vahel on nii, et kohe alguses aru ei saa, et see võib olla mingi õngitsemiskiri, kuna kiri võib täiesti välja näha, kiri, mida sa saaksid oma sugulaselt või sõbralt või pangalt. Aga esimene asi, mida sa peaksid alati tegema, on see, et sa vaatad, kellelt kiri on. Seepärast, et kui sa paned tähele, et näiteks meiliaadress on hoopis teistsugune, kui näiteks sinu sõbra oma või panga oma, sa kohe saad juba aru, et see on õngitsemiskiri. Saadki aru, et tegemist on õngitsuskirjaga, kui te näete, et meilil või kirjal või ükskõik millal SMS-il on juures ka mingid kahtlased lingid, et ärge neile vajutage, siis vahepeal on kirjades ka näiteks grammatilised vead ja niimoodi eesti keele kasutus pole kõige õigem. Minu enda soovitus, kui sa saad sellise kirja, on see, et kui näed, et kirjas on mingid lingid, kui näed, et kirjas küsitakse raha, siis sa lihtsalt ei vajuta linkidele, ei tee sellest välja, vaid lihtsalt lisad selle rämpsposti. Ma loodan, et sellest lühikesest videost on teile abi ja et tulevikust te saate vältida nende teadmistega phishing ut või õngitsemist. Loodan, et saate internetis turvaliselt olla. Head aega!